Ma tahan langetada õige valiku, ma tahan valida inimese, kelle maailmavaated ühtiksid minu omadega ja kes, ma usun, et ta ka päriselt suudaks neid ellu viia siis linnavolikogus. Sel aastal saavad esmakordselt valida ka 16-aastased noored. Räägitakse sellest, et noored ei taha valimas käia või valimisaktiivsus on nende seas päris väikene. Aga kas see on sellest, et nad ei taha või on selle taga ikkagi midagi muud? Kõige suurem probleem ongi praegu see, et meedias on küll hakatud rääkima, et noori ei huvita, sest et ei ole midagi meile, aga sellega ei tegeleta. Sest et põhjus on see, et siis noorte osakaal on nii väike, aga kui kõik need erakonnad ja kandidaadid tahavad seda suurt muutust linna tuua, siis kust see muutus tulema peaks, kui alati on need samad vanusegrupid, kes valivad ja kellel ongi need samad olulised punktid. Hästi palju puudutakse muidugi noored pered ja eakad ja ive sellised asjad, mis võib-olla veel meid kui abituriente ei puuduta, et see on tore, kui midagi just meie vanustele ka on. Üsna palju nendest kampaaniatest ei ole noortele suunatud või et poliitikud arvavad, kui nad teevad selliseid lõbusaid videoid näiteks TikTokis, et siis see tõmbab noori valima, aga tegelikult päriselt ei tegeleta selle suure sihtgrupiga, mis on noored. TikTok, Instagram, YouTube, seal on ikka väga palju selliseid igasugust erakondade reklaame, kus üritatakse teha natuke mingi stand-up ja natuke nalja, et üritatakse seda noort kõnetada. Nii et tegelikult ma arvan, et see sotsiaalmeedia poliitikutel on tegelikult väga hea moodus, kuidas leida neid noori. Üks asi on noored leida, teine aga ka neile õiget informatsiooni anda. Et teha selgitustööd ning noori motiveerida hääletuskabiini astuma, on ka Maria Rannaväli just sotsiaalmeedias aktiivne. Tagasiside on väga hea, just tulin siit keskusuksest välja, rääkisin ka noore tüdrukuga, kes ütles, et just vaatasin su videot ja et mul on nii hea meel. Minul oma enda jälgijatega on ka teatud sõbra vibe, et see ei olnud, see sisu ei ole ainult see, et näed, siin on kandidaadid, vaid natuke ka sellist omavahelist juttu, et kuidas sulle tundub, on ju, kuidas need erakonnad tunduvad, ja need ei tundu kõige paremad, need on juba täitsa head. Et selline omavaheline sõprus on ka see, mis on palju tagasisides peegeldunud. Millised teemad siis noortel hingel on? Minu jaoks on kõige tähtsam ennekõike ühistransport, näiteks trammiteede juurde rajamine Tallinnasse. Minule läheb korda naiste õiguste teemad KOV-tasandil, näiteks hügienitarbed, mida lubati tasuta koolidesse ja muudesse asutustesse. Samuti ka tasuta ühistransport on minu arust väga oluline. Eriti kui keskendutakse siis näiteks rohelusele ja jalgratturitele ja jalakäijatele. Kui kerge on otsus teha? Kui teha oma väike uurimistööd selle kohta, et millised erakonnad on milliste valimislubadustega, siis ma ütleks, et see on pigem päris lihtne, et tuleb lihtsalt kõik endale enne korralikult selgeks teha. Ma pean tunnistama, et ma olen võib-olla sellest natuke kauge, nagu valimistest varem. Ehk siis ma praegu olen üritanud ennast just kurssi viia ja otsus ei ole veel langetatud, aga ma olen lähedale jõudmas. Ikka on pisut keeruline. Ma arvan, et sõltub väga palju inimesest. Mul endal on natuke lihtsam leida endale kandidaat, kes on meelepärane, sellepärast, et mul on juba välja kujunenud teatud maailmavaade või eelistused. Küll aga, kui vaadata võib-olla noore perspektiivist, kes ei ole nii aktiivne olnud, kes ei ole nii palju tutvunud Eesti parteidega, nende lubadustega, nende minevikuga, siis otsuse langetamine võib olla väga keeruline. Infot on väga palju ja minu kodukohas eriti on hästi palju valimisplakateid, kohutavalt palju, kõik teed on ümbritsetud. Aga mina leidsin endale sümpaatse inimese, kelle poolt valida tänu sellele, et ma nägin ise vaeva. Ma vaatasin ise natuke rohkem ringi veebilehtedel. Ütleme, minu jaoks võib-olla ei olnud päris keeruline, sest et ma vaatasin ise internetist nende erakondade lubadusi. Aga peab ütlema, et väga palju on selliseid lubadusi, mis ei ole seotud tegelikult kohaliku omavalitsusega. Väga palju on maksuteemad toodud sisse ja tegelikult see eksitab ka väga paljusid valijaid. Ei taha olla see, et esimesed valimised ma ei lähe isegi valima, aga on küll kuulda seda, et kedagi head ei ole, et valin siis selle parima valiku halvadest. Ma arvan, et tihti noored ei võta tõsiselt seda võimalust, mis neil on ja arvatakse ka seda, et minu hääl ei loe, kuigi nüüd just veel enam, kus keskmine valija vanus aina tõuseb, siis peaks olema olulisem see, et noored esindaksid enda vaateid ja saaksid ka tunda osa sellest, kuidas on panustada enda ühiskonda.